Tervist, kallid Uranti raamatu huvilised! On rõõm teid siin taas näha. Täna räägime Jeesusest, kes ta oli enne meie planeedile annetumist. Sellest, mis ta siin tegi ja mis on temast saanud tänaseks, räägime aga edaspidi. Kui nüüd Jeesusega alustada, siis peame märkima, et antud nime saame me talle omistada ainult perioodil, mil ta oli lihas, inimesena meie seas. Ligemale 2000 aastat tagasi. Kui me räägime temast kui loojast, kui vaimolendist, siis peaksime teda nimetama loojaks pojaks ehk ka Miikaeliks. Või siin oleku annetumise järgselt meisterpojaks või Kristus Miikaeliks. Siinjuures peab rõhutama, et looja poeg ei ole teine isik jumalikust paradiisi kolmsusest. Ta on looja poeg, kohaliku universumi looja. Tema sarnaseid on veel vähemalt 700 000, üks iga kohaliku universumi kohta ja tal on algus ehk ta on mingil ajahetkel loodud. Igavene poeg, kes on jumaliku kolmsuse teine isik, ei ole loodud. Tema on eksistentsiaalne, ilma alguse ja lõputa. Avades seda, et miks üks kohaliku universumi looja poeg nii kõrgelt, nii madalale tulema pidi, peame rääkima ülesannetest ja tingimustest, mis meie taevane isa Miikaelidele seadnud on. Nimelt enne, kui nad jõuavad meisterpoja staatuse ja oma loodud universumi absoluutseks suverääniks, peavad nad annetuma 7 enda loodud olendite tasandil. Meie looja poeg oli juba annetanud end 6 korral tema enda loodud kuude klassi kuuluvate erinevate intellektiolendite kujul. Esimene annetumine toimus umbes 1 miljard aastat tagasi Melkisedekina. Teine umbes 850 miljonit aastat tagasi Lanonandek poja ehk süsteemi suveräänina. Kolmandas annetuses kehastas Miikael ainelist poega, 4. Seeravit ehk inglit. Seejärel veidi üle 300 miljoni aasta tagasi Urantia aja arvamise järgi sureliku päritolu tõusupalve rändurit ja 6. annetumises elas meie looja poeg Morontia tasandi tõususurelikuna. Kes aga nende keeruliste nimetuste taga on, peate Urantia raamatust juba ise järgi vaatama. Nüüd oli käes aeg annetuda 7. kõige madalamal materiaalsel tasandil, inimesena. Miks ta küll meie juurde tuli, võiks küsida. Miikaelidel looja pojana on võimalik valida 10 miljoni planeedi seast, kus oma viimane annetumine sooritada. Sest nii palju on tema haldusalas kohalikus universumis potentsiaalseid planeete, aga meie looja poeg valis meie planeedi Urantia. Miks küll? Ta tegi seda selle tõttu, et meie planeet oli tol hetkel kõige armetumas seisus, kogu kohalikus universumis. Siin oli tema õnnestunud mitmed eelnevad inimkonna arendamiseks korraldatud missioonid. Me olime haaratud Lutsiferi ja saatana korraldatud mässu. Jah, sellised isikud on tõesti olemas ning need nimed ei tähista ühte isikut, nagu sageli arvatakse, vaid mõlema nime taga on eraldi isiksus. Samuti ebaõnnestus meil Aadama ja Eeva missioon. Ka nemad on olemas, kuid nad ei olnud kaugeltki mitte esimesed inimesed meie planeedil. Seega, me olime teistest planeetidest oma arengus kõvasti maha jäänud ning Miikael tuli meile järeleaitamise tundi andma, tegema 4. epohhilist ilmutust. Lisaks sellele, et ta ise samas ka inimesena elamise kogemuse sai. See järeleaitamise tund seisnes selles, et ta pidi elama siin maa peal inimesena absoluutselt täiusliku elu, mis pidi saama näidiseks kõigile tulevastele põlvedele ning samuti kõigile teistel planeetidel elavatele meie taolistele materiaalses kehas arenevatele olenditele. Oma elu käigus pidi ta ilmutama taevase isa tegelikku olemust ning
elades teda ilmutades, tema tahet järgides. Ennem 7. annetumisele asumist luges Miikaelile sõnad peale ka tema vanem vend Immanuel, kes teda vabatahtlikult kohaliku universumi haldamisel abistab ja nõustab. Immanuel soovitas Miikaelil inimese pojana elades lõpetada ära Lutsiferi ja saatana mäss, tegutseda siin maa peal suures osas vaid õpetajana, pöörata kõigepealt tähelepanu inimese vaimse olemuse vabastamisele ja innustamisele, valgustada pimeduses olevat inimintellekti, tervendada inimhingi ja vabastada nende meeled ajastuid kestnud hirmudest. Alles seejärel, kui vaimne töö on tehtud, soovitas Immanuel hoolitseda tal oma sureliku tarkusega inimeste ainelise heaolu ja füüsilise mugavuse eest. Rõhk on siin surelikul tarkusel, sest vaimolendid ei tohi meile ilmutada midagi sellist, milleks me valmis pole ja mis me ise avastama peame. Seega ei tohtinud Miikael oma jumalikke teadmisi Jeesusena meie ette laotada. Samuti tegi Immanuel Miikaelile mõningad manitsused. Ta ütles, et Miikael ei tohi Jeesusena elades jätta maailma midagi sellist, mida inimesed hiljem jumaldama võiksid hakata, nagu näiteks kirjutised või maalitud pildid temast. Selle tõttu puuduvadki meil igasugused materiaalsed tõendused tema siin viibimise kohta ning paljud ei suuda tema tegelikkust seetõttu uskuda. Immanuel soovitas Miikaelil hoiduda ka abieluühenduse loomisest. See oleks olnud küll austusväärne suhe ja annetumisega kooskõlas, kuid mitte mingil juhul ei tohiks loojad pojad jätta planeetidele endast maha järeltulijaid. Ta manitses teda veel hoiduma igasugusest sekkumisest oma aja majandusstruktuuridesse ja poliitilistesse tegemistesse ja pühendama end eeskätt ideaalse usuelu elamisele Urantial. Ta pidi vältima organiseeritud kultuse loomist ning jälgima, et tema õpetused saaksid kõigi usundite ja kõigi rahvaste ühiseks pärandiks. Nii palju siis loojast pojast Miikaelist, enne seda, kui temast Jeesus Naatsaretlane sai. Inimese poeg Jeesusest räägime teiega järgmistes klippides. Sellest, kuidas ta siia sündis, mis ta siin tegi ja mida õpetas. Seni aga leidke aega ja uurige ise esmaallikast, mis selle teema kohta kirjutatud on. Sest iga vahendaja lisab tõele oma subjektiivsuse ja see viib enamasti ikka tõest kaugemale. Soovin teile tõde, ilu ja headust ning jälle nägemiseni!